Tere tulemast kuulama Väikse Vanki podcasti. Mina olen Anna-Liis, olen kirjastuse Väike Vanker tegevjuht ning mul on hea meel, et oled täna meiega ühinenud. Pärast 2 kuu pikkust pausi oleme taas teie ees ja seekord uue raamatuga. Kui eelmises osas rääkisime tervislikest paarisuhetest, siis seekord oleme täiesti teisel lainel. Tänase saate eesmärk on aru saada, mis on motiveeriv intervjueerimine, kellele see kasulik on ning kuidas seda igapäevaelus rakendada. Tänase saate külaline on Tiit Kõnnussaar, kes tegeleb teraapiatöö kõrvalt ka juhtimiskoolitaja, organisatsiooni konsultandi ja suhtlemistreenerina. Head kuulamist! Nii, aga olemegi taas siin. Ma ei tea, millal me viimati salvestasime podcasti, see oli vist juulis või? Siis kui suhtesõltuvusest vabaks tuli välja. Jaa, see oli juulis ilmselt, jah. Juulis, jah. Et ühesõnaga, me oleme taas teie ees uue raamatuga ja muidugi selle auks me pidime siis eraldi osa salvestama. Aga ma ei tea, ma arvan, me võime kohe alustada pihta, et miks MI ehk siis motiveeriv intervjueerimine, et mis kokkupuude sul MI-ga on ja mis valdkondades sa seda kasutanud oled? Jah, kui sa ütlesid, et me täna läheme hoopis teisele teemale, siis ma üldse ei arva, et see on hoopis teine teema, et see puudutab nii suhteid kui võib-olla ka paarisuhteid ja paarisuhte kvaliteeti, et need hoiakud ja mõtteviisid, mis MIs on, et need on hästi universaalsed. Ja kogu arusaam sellest, kuidas muutused toimuvad, on ka täitsa universaalne ja see võib-olla on üks põhjus ka, miks MI on viimase 40 aasta või 45 aasta jooksul nagu tohutu kiirelt levinud üle maailma. Minu enda kokkupuude on MI-ga algas üsna juhuslikult, et ma olin teraapia õpingut lõpetamas vist ja ma läksin õppima lahenduskeskelt lühiteraapiat, sissejuhatavat koolitust ja samal ajal sattusin lugema ka, et motiveeriva intervjueerimise sissejuhatav koolitus oli ka või see esimene aste. Ja ma läksin sinna ka. Ja mul oli väga huvitav sellepärast, et mõned asjad on neis üsna sarnased, aga mõned asjad on täitsa erinevad. Ja sealt algas, ma arvan ikkagi, et minu üsna julgelt võib öelda, et kirglik suhe MI-ga, et ma arvan, et see on üks ägedamaid inimsuhete ja muutuse vaatlemise viise, mida MI kasutab. Ja mis ta nii huvitavaks teeb, on see, et see lähenemine on nii universaalselt rakendatav ja täitsa unikaalne, ehk et ta põhineb sellel, mis on väga selgesti kuuldav nähtav, ehk sellel, mida inimene ise räägib. Siis see, keda nõustatakse näiteks. Ja seetõttu saab teda kasutada väga erinevates valdkondades, sellepärast, et see jutt ja selle jutu, mida me kuuleme, selle struktureerimine enda peas muutuse jutuks ja samaks jäämise jutuks on see, mis teeb sellest niivõrd võimsa tööriista muutustele kaasaitamises. Ja see on huvitav vaadata, kuidas MI praktiseerija saab aidata inimesel, kes on ambivalentses seisus mõne asja suhtes, näiteks ma ei tea, olgu see siis suitsetamine või õigel ajal magaminek või liikumine või mingi muu elustiiliga seotud asi näiteks, aga samas ka igasugust sõltuvustega seotud asjad. Et kuidas see aitab sellel inimesel neid muutuste jaoks jõudu leida, selgust saada ja need muutused ära teha. Nii et selles mõttes tegemist on väga võimsa tööriistaga ja võib-olla see, et ta on Eestis ka juba tänaseks nii palju levinud, on ka selle kinnitus, et ta on tõesti väga tõhus. Ja uuringud ütlevad seda sama, et teda on palju uuritud ka. Uuringud ütlevad seda sama, et tegemist on tõhusa muutusele kaasa aitamise vahendiga.
Mulle meeldib, et sa kasutasid sõna kirglik, Yeah. sest et mul on olnud au intervjueerida siin teisigi MI praktikante erinevatest valdkondadest ja nagu üks asi, mis mulle täiega silma jäi, oli see, et kui kirglikult nad räägivad sellest MI kasutamisest ja selle tõhususest ja selle tulemustest. Ehk siis ma olen... tundub, et te olete kõik kuidagi, tahaksite ühte patta panna, et te olete kõik väga kirglikud, et kõik, kes võtavad MI teekonna ette, et nad on nagu väga väga selles sees nagu. Ja ma arvan, et see on lihtsalt nii äge, kuidas MI aitab kokku hoida energiat ja aega ja muuta igasugune vestlus efektiivsemaks, et need põhilised punktid MI-s olgu need siis kas siis MI vaimsusega seotud või oskustega seotud või protsessidega seotud, et see toimub praktiliselt igas vestluses ja see saab aidata nagu muuta seda vestlust oluliselt efektiivsemaks. MI raamat on meil päris kaua nüüd töös olnud, et ma tahakski teada, mis see põhjus oli. Ma saan aru, et kindlasti üks põhjus, miks sa tahtsid seda kirjastada, on see suur kirg selle meetodi vastu, aga on seal veel mingeid põhjuseid? Ja see MI raamat on nüüd vist olnud töös, ma arvan, kõige kauem kõikidest raamatutest üldse. Ja see põhjus on see, et selle terminoloogia tõlkimine on juba keeruline nii, et seda teha arusaadaval viisil. Ja see on võtnud väga palju aega, sest terminoloogia areneb ka siin selle MI praktiseerimise käigus kõigil praktiseerijatel ja praegu see kõige viimane aasta võib-olla kulus selle peale, et samal ajal Eesti Keele Instituut kutsus erinevaid valdkondi kokku, et koostada sõnastikke keeleveebi. Ja MI-l on ka nüüd keeleveebis hakanud tekkima oma sõnastik, kus on esimesed mõisted ja terminid või esimesed 10 mõisted ja terminid paigas. Ja me tahtsime kooskõlastada seda raamatut veel omakorda sellega ka, et kuna tegemist on baasõpikuga, siis see võiks olla ikkagi nagu sujuv, sorav, lihtne, adekvaatne ja kuna praktiseerijaid on palju ja need mõisted on olnud erinevad ja terminid on kasutusel erinevad, siis ongi juhtunud see, et selle ühtlustamine on keeruline, et kui küsid ühe inimese käest, siis kuuled ühte juttu ja küsid teise käest, kuuled teist juttu ja kuidas saada see keel selliseks, et see oleks nagu nii-öelda standardiseeritud MI keel Eestis, et see ilmselt võtab veel aega, aga me püüdsime seda raamatut teha nüüd tõesti sellisena, et ta hakkaks vastama sellele kõige kaasaegsemale käsitlusele ja lisaks ka siis tõenäoliselt pärast esimest trükki tuleb veel mõned parandused teha, et siis selgub alles, et kus me ikkagi oleme veel midagi kahe silma vahele jätnud, sest raamat on mahukas ka vist üle 600 lehekülje. Et ikkagi väga-väga põhjalik raamat, mis annab igakülgse ülevaate sellest, kuidas MI teha, kuidas seda kasutada, kuidas MI-st aru saada, et see on ilmselt üks kõige põhjalikum raamat üldse, mis MI kohta on kirjutatud. No ütleme niimoodi, et see raamat läks töösse kõvasti enne, kui mina siia kirjastusse jõudsin. Seega selle raamatu kirjastamine on minu jaoks esimene kokkupuutepunkt selle raamatuga. Ja kui täiesti aus olla, siis ma kartsin seda raamatut väga. Et kui ma selle trüki kohta saatsin, ütlesin, et see on 600 pluss lehekülge mingit teooriat, vähemalt mulle see tundus, on ju. Et siis ma kartsin seda, et minu eesmärk on seda raamatut turundada. Seega mulle peab see raamat meeldima. Ja kui ma seda raamatut nagu lõpuks lugema hakkasin, siis ma olin nii üllatunud, kui sorav ja lihtne see on ja kui tore seda lugeda on.
et see ei ole nagu õpik, vaid ma ütleks, et nagu ma loen seda raamatut ja minu meel on lahutatud, mis on nagu väga naljakas. Ja siin on ikkagi näha, kui palju tööd siin on sisse pandud alates tõlkijatest ja toimetajatest ja lõpuks veel viimane korrektuur, millega korrektor nägi ikka tõeliselt palju vaeva, et ma arvan, et see tulemus on ka seda väärt, et ta on tõesti hea raamat ja lihtne lugeda ka. Ja. Vähemalt see on see selge eesmärk siin. Ja, tiim on kõva tööd teinud, ütleme niimoodi. Tiim on väga kõva tööd teinud, jah. Aga enne kui me lähme selle MI võib-olla põhitõdede juurde, mis oskad selle ajaloo kohta öelda, et kas see MI metoodika, kas see on uus nähtus, kus see tuli, millal see Eestisse jõudis? MI algas eelmise sajandi või sai alguse eelmise sajandi 80-ndatel. Ja ta sai alguse sõltuvusravist ehk siis tegelikult kõige keerulisemast valdkonnast, kust üldse nõustamist kasutatakse. Ja seal praktiseerimise ja praktikavaatluste käigus hakkas millegipärast tunduma, et teatud asjad ja teatud praktiseerijatel tuli paremini välja muutusele kaasaitamine. Ja siis hakati uurima, et mis siis juhtub ja mida siis tehakse ja mida just nimelt need inimesed teevad, et kuidas nad aitavad nii palju efektiivsemalt seda muutust tekitada. Ehk siis sõltuvusravi võtmes siis seda, et aitavad sõltuvusest vabaneda. Et seal oli see efektiivsuse erinevus päris suur. Ja nii see MI sündiski selle uurimise käigus, kus püüti välja selgitada, et mida keegi teeb teistmoodi. Ja selgus, et saab teha küll teistmoodi. Ja tänaseks me teame, et see traditsiooniline viis veenda ja tõestada argumentide ja uuringute ja igasuguste erinevate meetoditega, näiteks ma ei tea, eksistentsialistliku vaate toomisega ja veel kognitiivkäitumislike meetoditega, et tegelikult eriti veenmise puhul on see mõju suhteliselt väike, et tavapopulatsiooniis 11–20% inimestest lasevad ennast veenmisest mingil määral mõjutada. Aga sõltuvuses on see number palju väiksem. Ja sellepärast see efektiivsus on veenmisel ja info jagamisel madalam. Ja vaja on hoopis muid asju. Ja MI on need muud asjad päris hästi ära kirjeldanud. Sest kuigi inimesed, kes kannatavad sõltuvuse all, on ju tegelikult nagu, nad ju ka tahavad sellest vabaneda. Ja samal ajal nad ei suuda sellest vabaneda ja nad isegi teevad suhteliselt vähe samme selles suunas. Ja MI aitab seda motivatsiooni, mis inimese sees olemas on, leida ja sellest teadlikumaks saada, seda nähtavamaks teha, seda kasvatada. Ja seda on võimalik rakendada absoluutselt kõikides eluvaldkondades, alates tõesti, ma ei tea, meditsiinist, haridusest, nõustamisest, teraapiast, aga MI kohta võib öelda lihtsalt, et ta on muutusele kaasaitamise tööriist. Jah, et nii palju kui mina aru sain sellest ajaloost oligi, et 80-ndatel siis eriti just sõltuvuste ravimine ja selle nõustamine oli hästi süke autoritaarne ja käskiv võib-olla isegi, et see MI on nagu täiesti vastupidi, et see just toetub sellele, et see motivatsioon tuleb selle inimese enda seest, et kuidas siis küsida neid õigeid küsimusi selleks, et see motivatsioon leida, sest et tegelikult kõigil on see tahe muutuda nagu enda sees olemas, et keegi ei pea mind veenma või mulle ütlema, et lõpet suitsetamine või mine varem magama. Ja see MI põhimõte on küllaltki lihtne tegelikult. See lähtub sellest, et
meil on mingi muutuse suhtes võib-olla seisukoht, mis varieerub nagu täielikust eitusest kuni täieliku motiveerituse sammude astumise ja asja ära tegemiseni. Ja kui meil on tegemist täieliku eitusega, siis on meie sees ainult ühte sorti argumente. Ja need on need, et miks ma seda ei tee. No näiteks, kui sulle tehakse ettepanek, et anna kõik oma raha ära esimesele ettejuhtuvale inimesele tänaval on ju, siis on üsna tõenäoline, et seal sul nagu ei ole sellist kaksipidi mõtlemist, et ei anna ja seal ei ole ka MI-ga suurt midagi teha, sellepärast et MI eeldab, et mul on olemas minu sees, on olemas argumendid mõlema poole toetuseks. Ja näiteks, ma ei tea, võtame mingi elustiili näite, et õigel ajal magaminek, olgu see õige aeg, siis milline iganes ta ka ei ole. Et kui ma saan aru, et ma peaksin rohkem magama, selleks, et ennast paremini tunda, siis minu sees on kahte sorti argumente õhtul tavaliselt. Üks nendest on see, et juba huvitav on üleval olla ja mida ma kõik teeks ja miks mul seda vaja on ja miks see kasulik on ja nii edasi. Ja teisel pool on see, et teadmine, et tegelikult kui tähtis on uni, kui tähtis on hästi palju magada, kui olulist rolli mängib varane magaminek ja nii edasi. Ja need argumendid on minus olemas ja millegipärast, kui ma tulen üldse kuskile nõustamisele näiteks ja millegipärast on mul rohkem argumente selle poole peal, et ma ikkagi olen kaua üleval, sest muidu ma ei läheks nõustamisele. Ja kui ma nõustamisele juba kohale olen jõudnud, siis järelikult on ühe poole argumente natuke rohkem kui teise poole omi, samas olulisus võib olla erinev. Ja tähtsus võib olla erinev. Ja MI aitab siis näha neid olulisemaid argumente, sinu jaoks olulisemaid argumente, siis mitte minu kui nõustaja jaoks olulisemaid argumente. Ja kui sa nendest teadlikuks saad, siis üsna suure tõenäosusega see muutus hakkab ka toimuma mingilgi määral. Nii et eesmärk on see, et ma siis tugevdan sinu sees olevat muutust toetavat hoiakut ja ma arvan, et see isegi ei ole praegu täpselt öeldud, ma ütlen selle uuesti. Et ja MI eesmärk on siis aidata kliendil paremini ühendust saada enda sees olevate muutust toetavate hoiakutega. Ja siin nõustaja ei tee selleks nagu ise muud midagi, kui loob keskkonna ja juhib seda protsessi. Sellisel viisil, et klient leiab nagu parema ühenduse või saab teadlikumaks nende asjade olulisusest, mis tema sees on ja saab teadlikuks sellest, et tal tegelikult on seda enda jaoks vaja. Ja see tekitab motivatsiooni ja siis aitab ka teha plaani ja esimesi samme astuda, et see on MI nagu kogu olemus. Okei, mina vähemalt sain päris hea ülevaate, et mis see MI on, aga jällegi mina kui võhik, ma väga ei tea sellest MI välisest nõustamisest või coachimisest ka paljut on ju, et kas sa oskad mulle öelda, mille poolest siis MI erineb tavapärasest nõustamisest või coachimisest? Ega ta ei erinegi. Ma arvan, see MI-d on võimalik kasutada ilmselt kõikide erinevate nõustamisstiilide või koolkondade või coachingu stiilide sees. Ja iga kord, kui tekib olukord, kus kliendil on mingi ambivalentsus, ehk et tal on kahte sorti argumente, nagu ma ütlesin, näiteks une puhul või suitsetamise puhul, et ma tean, miks ma suitsetan ja ma tean, miks ma peaks loobuma, aga ma ei saa seda muutust tehtud. Et siis klient saab abi nende argumentide teadvustamisel ja nende tähtsuse mõistmisel. See on selle asja mõte. Nii et põhimõtteliselt ta ei erine nagu millegi poolest, sest ta on tööriist, mida saab kasutada teiste vestluste sees, kui tegemist on ambivalentsusega ja on soov muutuda, aga ei saa muudetud. Ja siin, kui ma räägin, et kui on soov muutuda, siis ma ikkagi pean silmas, et kliendil on soov muutuda. See, mida mina arvan, see ei ole kuigi oluline siin. Või minu arvamuses tähtis on ainult see, et ma tahan aidata sul seda muutust saada. Ja siis ma võtan kasutusele selle
spetsiifilise vestluse viisi, mis on siis MI. Ja see nimi ongi imelik ka, see motiveeriv intervjueerimine. Miks tal just selline nimi on? Ma arvan, et võib-olla on inimesi, kes teavad seda palju täpsemalt rääkida, et miks just see nimi, aga see nimi võib-olla tekitab natuke segadust alguses, aga mingil hetkel saab selgeks, et see on intervjueerimine ja just motivatsiooniga seotud intervjueerimine, sest me ei ütle, me uurime. Ja uurimine on intervjuu põhimõtteliselt. Ja mulle meeldib küll MI-d defineerida kui tööriista, sest et see, et sa kasutad MI neid protsesse või neid baasoskusi, see ei tähenda, et sa peaks välistama mingiseid teisi suhtlemisviise, et jah, ma arvan, et tööriist on hea öelda MI kohta, aga ongi, mina lugesin seda raamatut, sain esimest korda teada, mis see MI on, mis on need põhitugisambad, millele siis lähenemine toetub, et me ei saa väga süvitsi minna, sest et ikkagi see raamat on 600 kõige pikk, et kui sul on huvi, saad ise lugeda, aga et ma panin kirja 3 asja. Et esiteks, et seal MI raamatus kirjeldatakse siis 4 protsessi. Teiseks, MI vaimsus on väga tähtis kogu selle protsessi juures, et kui sa ei usu tegelikult sellesse klienti või sellesse, ütleme klient tema kohta, et kui sa ei usu tema muutumise võimekusse, siis see nagu teesklemine, et siis see vaimsus on väga tähtis, see koosneb ka 4 elemendist, saame sellest kohe täpsemalt rääkida, ja 3. ma panin kirja intervjueerimise baasoskused, ehk siis pakti või inglise keeles juba OARS, varasemalt siis OARS, et see oli üks asi, millest ma olin kuulnud enne selle raamatu lugemist ja siis ma olin nagu üllatunud, et selge, okei, see on mingi asi, mida ma saan, mis on MI-st tulnud siis vast. Ei, see isegi, OARS või siis pakt on väga selgelt pärit rogeriaanlikust lähenemisest ja eesti keeles on näiteks Thomas Gordon ja Robert Bolt on need samad oskused lahti kirjutanud täitsa põhjalikult kohe oma raamatus igapäevaoskused ja tark lapsevanem on. Et need on väga universaalsed suhtlemisoskused või kehtestamisoskused, kuidas iganes neid siis nimetada. Aga see, et nad on integreeritud MI-sse on, ma arvan, väga mõistlik, sellepärast, et nad on nii kaua aega juba kinnitust saanud, et nad töötavad väga hästi, et siin ei ole nagu mõtet mingit jalgratast leiutada, nii et MI põhioskused on, ma arvan, väga paljudel inimestel, kes on käinud läbi Gordoni perekooli või lugenud tarka lapsevanemat või lugenud igapäevaoskusi või saanud siin üle Eesti juhtimiskoolitusi, et neil need oskused on suures, ei tea ka, suures enamuses, aga et baasoskused on neil olemas ja nüüd on küsimus, mida need oskustega teha. Et see on siis juba see, mida pakub see MI protsesside järgimine ja kui teha seda MI vaimsust arvestades, siis ja mida see vaimsus põhimõtteliselt tähendab, on see, et ma ei ole autoritaarne juht selles vestluses, kes ütleb, kuhu sa pead minema, vaid ma olen nagu giid, ma aitan sul aru saada, mida sul vaja on, kuhu sul vaja on minna, miks sa sinna tahad minna, kuidas sinna jõuda, et ma olen sinu reisikaaslane või teekaaslane ja ma ei pane omalt poolt midagi juurde, vaid ma annan sulle autonoomse õiguse teha oma valikuid ise ja aidata aru saada sellest, et kuidas oma eesmärke saavutada. Et kõik on sinu sees, kõik on kliendi sees olemas ja mina saan aidata siis seda rakendada, mis olemas on ja võib-olla ka vahel natuke lõkkele puhuda midagi, mis on tähelepanuta jäänud. Okei, veidi rääkisime sellest, sina rääkisid sellest vaimsusest, on ju, rääkisid nendest, rääkisid paktist, aga need 4 protsessi, mis siis seal raamatus kirjeldatakse, on kaasamine, fookustamine, esile toomine ja planeerimine. Kas sa saaksid neile kõigile kiire definitsiooni anda? Kui me mõtleme nüüd sellist vestlust, mille eesmärk on kuhugi jõuda,
siis see kõige esimene samm on püüda aru saada sellest, et kas me üldse tahame seda vestlust pidada, ehk et kas sulle meeldib minuga rääkida või ei meeldi minuga rääkida, eks ju. Ja see on see kaasamise osa, et kas me siis hakkame seda vestlust pidama ja võib-olla ka natukene juba seda, et miks me seda vestlust just praegu peame pidama ja nii edasi, eks. Ja mis sulle tähtis on, siin me juba jõuame fokusseerimisse ja fookus aitab lihtsalt siis mitme erineva olulise asja vahel vahet teha ja valida välja need, mis on sulle praegusel hetkel kõige olulisemad, ehk siis, et sina saad enda jaoks välja valida need asjad, millest sa tahad rääkida, millest sa ei taha rääkida, mis järjekorras sa tahad rääkida, mis on seotud selle teemaga. Ja ma arvan, et see nüüd jääb natukene õhukeseks, kui me ei too mingit näidet, et võtame mingi elustiili näite, näiteks suitsetamisest loobumise võib-olla näiteks. Et suitsetamist loobumise puhul siis sellega on seotud mitmed teemad, tavaliselt on sellega seotud näiteks mingite harjumuste mugavamaks muutmine või ebamugavamaks muutmine, võib-olla see, et kuidas see sinu tervist mõjutab, võib-olla see, kuidas sul on varem olnud, sa tunned, et sul on nagu olnud varem, ma ei tea, enesetunne oluliselt parem või vastupidavus suurem või pole köha või midagi sellist ja mis siis praeguseks on juhtunud, et seal on terve hulk teemasid tegelikult, mida me võime käsitleda, kus paistab selle suitsetamise mõju välja. Ja sina oled see, kes valib seda, et millest me alustame või millest sa täpselt tahad rääkida selle suitsetamise puhul. Kas see mõjutab sinu elu kuidagi veel, kas see mõjutab sinu lähedasi, kas see mõjutab sinu suhteid, kas see mõjutab seda, et sa pead külmaga väljas kusagil suhteliselt ebamugavas kohas käima päeva jooksul mitu korda ja nii edasi, et seal on nagu terve hulk asju, mis mängib iga inimese jaoks erinevat rolli, erineva tähtsusega rolli ja siis vastavalt sellele, et mis sinu jaoks tähtis on, siis me paneme paika selle vestluse käigu ja see on fokusseerimine. Valime välja need põhilised teemad siis või põhilise teema, millele keskenduda ja mis võiks sind kõige rohkem aidata. Järgmine sammu eesmärk on see, et kui fookus on paigas, siis miks me seda ikkagi teeme? Et mis see siis on, miks sul seda vaja tegelikult ikkagi on, seda suitsetamisest loobumist. Ja selle sammu eesmärgiks on teadvustada enda sees olevat motivatsiooni, aidata seda rohkem nähtavale tulla, aidata rohkem sul endal sõnastada, mis sinu jaoks see üldse tähendab, see muutus, millist kasu sa sellest võid saada, kuidas see sinu peas välja võib näha üldse, mis su elus siis muutuma hakkab ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kõik on see, mis tekitab motivatsiooni, et ma hakkan aina selgemini nägema, et miks ma tahan seda muutust. Ja kõige viimane osa on planeerimine. Planeerimine on siis see, kus pannakse paika juba täpne plaan ja aidatakse aru saada, et või nähtavale tuua seda, et kui tähtsaks ma seda asja ikkagi pean ja kui palju mul sellesse usku on, et ma olen võimeline seda ikkagi tegema ja millist abi mul on vaja ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kokku ongi see 4 protsessi, eks ole. Vaimsuse üldisest arusaamast rääkisid, aga see samuti koosneb 4 elemendist. Partnerlus, aksepteerimine, võimestamine ja osavõtlikkus. Kas sa oskad need ka mulle lahti rääkida? Ma mõtlen, et võib-olla selleks, et mitte ajada kogu seda MI-d nüüd liiga detailseks siin praegu selles podcastis, et raamatus on selle kohta tõesti päris pikk ja suur peatükk, aga et vaimsuse mõte on see, et me saame neid tehnikaid kasutada väga erinevatel eesmärkidel. Ja me saame neid tehnikaid kasutades esile kutsuda ka päris palju vastupanu. Ja vaimsuse eesmärk on aidata ära hoida seda väärkasutamist või väär eesmärkidel kasutamist. Ja mis see kõige peamine väär eesmärk on see, et see võib olla manipulatiivne tehnika juhul, kui ma kasutan seda mitte selleks, et sina oma eesmärke ja sina oma muutuse soovi saaksid ellu viia, vaid et hoopis sa hakkad mingit minu soovi ellu viima. Ja sellepärast see
see vaimsus on tõenäoliselt juba üks väga-väga oluline osa kogu M-ist. Teine oluline põhjus, miks ta siin M-is mängib nii tähtsat rolli, on see, et kuidas me kogu seda protsessi teeme. Ja see ikkagi lähtub väga sellest, et klient on selle muutuse omanik. Klient on see, kes teab, kuhu ta minna tahab, ta on oma elu ekspert, ta on oma iseenda motivatsioonist kõige paremini teadlik ja meie ülesanne on seda temas olevat nähtavale tuua ja siin me ei saa nagu kuidagi sundida, veenda ega sageli isegi väga palju infot anda, vahel loaga saab anda, kui küsitakse, aga et see partnerluse hoiak on ikkagi nagu väga oluline, et me mõistame, et me teeme seda koos, mitte et mina ei ütle sulle, kuidas sa seda tegema pead ja siis sina teed. Ja ükskõik, mida ma kuulen, mis võiks oluliselt kaasa aidata selle kliendi enda paremale mõistmisele ja enda motivatsioonist arusaamisele, et mul ei ole nagu vähimatki põhjust seda mitte austada ja seda aktsepteerida, vaid ma saan seda kasutada pigem selleks, et aidata temal endal leida see sisemine jõud nende muutuste ära tegemiseks. Ehk et ma aktsepteerin, teen nähtavaks seda, mis kliendi sees on, ei hakka teda seal ümber ehitama kuidagi, vaid pigem aitan tal sellele toetuda, mis tema sees on, et ta suudaks selle muutuse ellu viia. Ja see kõik oleks väga kunstlik, kui seal oleks osavõtlikkust, et ma tõesti siis nagu mitte ainult kognitiivsel tasemel ei mõista seda kliendi ambivalentsust, mis on tegelikult ju siuke kehv situatsioon, see on nagu sa oled kuskil kinni jäänud, on ju. Vaid et ma tõesti mõistan ka seda, mis temaga toimub. Ja võib-olla see kõik kokku annabki selle vaimsuse või selle, mis muudab ka selle M-i tõhusaks, sellepärast et üks asi on see, et kui nagu mine nüüd ja tee muutus, on ju, versus, et ma olen sinuga koos ja et ma aitan sul üle saada nendest takistust. Et selles mõttes ta sarnaneb coachinguga, aga lihtsalt coachingu peamine eesmärk ei ole siis see, et mingit otseselt muutust esile kutsuda. Kuigi ka coachingus tegelikult see muutuse teema on väga oluline, aga lihtsalt MI-s on see fookus väga selgelt muutusel. Et MI on väga selgelt spetsiifiline tööriist muutusele kaasaitamiseks. Okei. Igaks juhuks minu jaoks ambivalentsus selles kontekstis, ma õppisin selle termini siis ära, kui ma seda raamatut lugesin. Võib-olla podcasti kuulaja ei tea veel, mis MI on ja ambivalentsus, kui saad korra rääkida, mis see tähendab. Et mis on ambivalentsus? Ikkagi, kui veel väga lihtsalt öelda, siis tihti on meie sees millegi suhtes kahesuguseid argumente. Öeldakse isegi, et iga täiskasvanud inimesel normaalne seisund ambivalentsus kõikide asjade suhtes. Et ma ühelt poolt näen nagu, miks see on kasulik ja teiselt poolt näen, miks see on kahjulik või raske või mõttetu või keeruline või liiga energiakulukas. Ja siis see on see põhjus, miks me selle asjaga väga ei tegele või seda muutust siis ellu ei vii, sest kui meil pole teise poole argumente, siis me kukume kas siis üldse sellesse, et ma ei kavatsegi seda teha või kukume sellesse, et ma teen selle ära, siin pole midagi rääkida. Aga kui mul on mõlemat sorti argumente, siis tihti see päädib sellega, et ma nagu saan aru, et nagu peaks, aga nagu ei taha ja see on see ambivalentne olek või ambivalentne tunne, et teades millegi vajadust ja isegi võib-olla kasu enda jaoks ma ikka ei tee, sellepärast et mul on terve hulk igasuguseid muid argumente, sealhulgas harjumused ja võib-olla ka hirm ja midagi veel, mis ei lase mul neid muutusi teha. Sest iga muutus on hirmutav ka. Nõus. Tõesõnaga, et meil oli olen seda sõna paar korda kasutanud, siis ma mõtlesin, et äkki oleks igaks juhuks hea ära defineerida. Ma olen küll. Aga korra rääkisime jällegi paktist on ju või inglise keeles OARS, et need on siis need intervjueerimise baasoskused, et inglise keeles on open questions või asking open questions on affirming, reflecting ja summarizing ja eesti keeles see lühend tuli siis meil pakt on ju, võib-olla natuke teises järjestuses, et B on peegeldamine, A on avatud küsimuste esitamine, K on kokkuvõtmine, T on tunnustamine. Tahaks rääkida just nendest avatud küsimustest, et
mis asi see avatud küsimus on, mis asi see suletud küsimus on ja kuidas siis suletud küsimusest saada avatud küsimus? Need küsimused, mis sa küsisid, olid kõik avatud küsimused, on ju, seda sa märkad, jah? Ja suletud küsimus on see, mille vastus on ei või jaa. Ehk siis, et kas sa tahad sellest praegu rääkida? On ju? Või ma ei tea, tavaliselt kas-küsimused, et kas see meeldib sulle? Ja avatud küsimus on iga selline küsimus, mis paneb inimese mõtlema ja teemat rohkem avama. Et kuidas sulle meeldib tänane salvestus või kuidas sulle meeldib tänane ilm versus, et kas ilm on sinu jaoks piisavalt ilus, eks ju, et need on annavad üsna erineva tulemuse ja paremad avatud küsimused on need, mis aitavad rohkem mõelda ja aitavad võib-olla mõelda nende aspektide peale, mille peale sa mõelnud veel ei ole. Suletud küsimused, neil on ka väga selge roll, et need aitavad täpsustada. Et kui ma päris täpselt ei saa aru sinu vastusest, et kas siis on nii või naa, siis ma saan nagu selge konkreetse vastuse. Kas sa siis lähed poodi ja ma ei tea, ostad endale tossud, et jooksma minna. Noh, eks ju, siis ma saan aru väga selgelt, et kas tal siis on see plaan või ei ole seda plaani. Ja et ideaalis siis, isegi mitte ideaalis, ma arvan, tavaliselt suletud küsimus vastus on ei või jaa. Kuna ma tänu selle kirjastuse tegevusele olen oma Instagrami algoritmi juba sükseks teinud, siis tähendab, et ma saan väga palju reelse või mingid miime psühholoogia ja teraapia teemal ja siis see klassikaline nali on see, et kui sa seal kehastad siis terapeuti, mis iganes nalja jaoks võib olla, siis see klassikaline küsimus on see, et and how does that make you feel? Ja kuidas see sind tundma paneb, on ju? Et kas sul on, ma ei tea, kuidas seda sõnastada, et kas sul on mingi lemmikud avatud küsimused selleks, et mida küsida võib-olla igapäevaselt töö või eraelus selleks, et vestlusi edasi viia? Või võib-olla just mingeid sügavamaid vestlusi avada või midagi sihukest? Ma arvan, et üks selline lemmikküsimus, mida ma küll kasutan päris sageli, on see, et kuidas teil läks? Vastus on hästi. Ja siis tuleb see küsimus, et millest sa aru saad, et hästi? Ehk siis, et see aitab näha nagu seda, et kust mul see tunne pärineb, sest hästi on põhimõtteliselt hinnang või mingisugune hinnang mingile tundele, aga see tunne tuleb tavaliselt mingist käitumisest, kellegi käitumisest, kas enda või teisi käitumisest ja siis see küsimus on, et mis mind paneb seda tundma või et millest ma aru saan siis, et nüüd on hästi või millest ma üldse aru saan, et on hästi. Aga see on rohkem nagu selline naljaks, et kas see nüüd on nagu mingi tõeliselt hea küsimus, sellepärast et ma arvan, et iga küsimuse headus sõltub kontekstist ja sellest, kui palju ja ma siin võib-olla tahakski tuua sisse ühe olulise teema, mida me täna ei ole käsitlenud ja mis tegelikult on üks olulisemaid teemasid MI-s on autonoomsus. Et kui palju see küsimus aitab näha kõigepealt seda, et mul on mõju iseendale ja teistele ja kui palju see küsimus aitab teadvustada, milline see mõju on. Ja autonoomsus on üsna palju seotud sellega, kui palju ma tean, et mul on mõju. Kas mul on mõju või ei ole mõju enda üle? Ja need küsimused, mis seda nähtavaks teevad, need tõenäoliselt aitavad edasi ka päris palju. Kas või kõige lihtsamad küsimused, et mida sa siis sooviksid ette võtta? Või kui sa nüüd selle muutuse teed, mis on kõige parem asi, mis selle tulemusena juhtuda võib? Mingid seda sorti küsimused, eks ju, mis ühelt poolt nagu võimestavad ja teiselt poolt nagu toovad nähtavale selle autonoomsuse ka ja lisaks saab siis autonoomsusest veel ka kinnitada või seda autonoomsust rõhutada, näiteks selliste lausetega, et loomulikult see on sinu valik, mida sa teed ja sina oled see lõplik otsustaja. Ja sa saad siin valida praegu näiteks, millistest teemadest me räägime, et sina juhid seda vestlust. Eks ju, see on autonoomsuse rõhutamine,
aitab sul paremini saada kontakti sellega, et sina oled ise rooli juures, oled oma elu lavastaja ja võib-olla sa ei pea olema selles näitleja rollis, milles sa vaikimisi arvad ennast olevat, et me tegelikult ju ei ole. Jällegi, ma arvan, et me saime päris hea ülevaate sellest, et mis see MI on ja mis need põhitõed on, aga räägiks siis selle praktiseerimisest just. Et Eestis on see tore organisatsioon nagu EMITA, ehk siis Eesti motiveeriv ja intervjueerimise ja treeningu assotsiatsioon. Ja nende lehel on kirjas siuke lause, et MI on nõustamismeetodina kasutatud nii justiits, korrektsiooni, meditsiini, hariduse kui sotsiaalsüsteemis kui ka noorsoo ennetus- ja nõustamistöös. Ja siis on nagu siuke küsimus, et kuidas see võimalik on, et siukest asja saab nagu igal pool rakendada. Ja nagu minul jällegi, kui inimesed, kes sellega ei ole väga kogemust, kui ma seda alguselt lugesin, siis sain teada, et kus see MI tekkis, oligi sõltuvushäirete ravist, et siis nagu justkui tahaks arvata, et see ongi see, mille jaoks see mõeldud on, aga tegelikult ei ole nii. Et ma ei tea, kuidas saab siis MI-d kasutada näiteks perearsti või õpetaja või terapeudina? Võib-olla see kõige esimene põhjus, miks ta on nii universaalne, on see, et meil kõigil on vaja teha muutusi. Õppimine on muutus, ma ei tea, ravimi võtmine on muutus, käitumise muutmine on muutus, reageerimise muutmine on muutus, ma mõtlen näiteks korrektsioonisüsteemis silmas pidades või ka noorsootöös, et kuidas tekitada neid, aidata kaasa sellele, et inimene, kes soovib oma käitumist muuta, saab ka seda muuta või oma reaktsioone muuta, saab neid muuta. Muutus on ka suhetes toimuv, mis mulle ei meeldi või selle muutmiseks tuleb teha mingi muutus oma käitumises. Ja tihti me ei käitu ju, või mitte tihti, vaid mitte kunagi ei käitu me siis sellepärast just nimelt nii, nagu me käitume, et selleks on nagu mingi, või et me ei mõtle, vaid ikkagi enamasti on meil väga palju erinevaid põhjuseid, mis paneb ja võimaldab meid ühel või teisel viisil käituda, et ühelt poolt on miski, mis paneb käituma, teiselt poolt on, mis võimaldab meil niimoodi käituda. Ja kui ma näiteks lapse peale karjun, siis seal on nagu mitmed faktorid, et ühelt poolt on seal näiteks faktor, et ma karjun sellepärast, et mu sees on pinge, läheb nii kõrgeks, eks ju, see on see surve ja teiselt poolt mul on mudel, et mu võib-olla keegi minu vanematest või onudest, tädidest karjus mu peale või õpetajatest või ma ei tea, kellest iganes treener karjus mu peale, et nii saab. Ja siis, kui see surve tekib, siis ma kasutangi seda viisi. Ehk et sellel on alati head põhjused, miks me niimoodi käitume. Ja samas on seal ka nagu kahte sorti arusaam ehk ambivalentsus, et mul on ühelt poolt arusaam, mis toetab seda ja teiselt poolt arusaam, mis ütleb, et kuule, see on pikas perspektiivis mõistlik. Ja vahel ka lühikeses perspektiivis ei ole mõistlik. Ja sellepärast igal pool, kus meil on vaja muutust teha ja kus meil on nagu ambivalentsus ehk et ühel pool harjumus, teiselt pool teadmine või mõistmine või arusaam, siis MI on väga hea tööriist. Alates, ma ei tea, hammaste pesemisest, söömisharjumustest, liikumisharjumustest, magamisharjumustest, suhtlemisharjumustest, võib-olla ka näiteks tööl on mul mingisugused rutiinid, mis tunduvad turvalised, on ju, ja mida ma tegelikult tahaks muuta. Piiride seadmine on näiteks ülimalt oluline teema, mis vägagi sobib nagu MI-ga kokku, et miks ma ei saa piire seatud näiteks kuni selleni välja, et ma ei tea, mul on peavalud või ma ei tea, põlv hakkab valutama või mis iganes, sest et see on see, mis aitab mul seda piiri seada, et ma lihtsalt füüsiliselt ei ole võimeline midagi tegema. Et siin aitab MI vägagi kaasa sellele, et mul ei ole vaja seda ei pea ega põlvevalu ja samal ajal ma suudan seda piiri seada. Isegi kui ma ei ole seda kunagi varem
teinud või näinud, kuidas seda normaalsel viisil tehakse, aga ma tean, ma olen seda õppinud. Et siis on võimalik M-id kasutada selleks, et aidata see muutus teha, mida mul on vaja teha. Ja ma küll ei näe ühtegi valdkonda, kus seda ei saaks kasutada või ma ei tea, mul ei tule pähe vähemalt praegu. Kõik, mis puudutavad mõjutamist, suhtlemist ja kus on mingi muutus, siis seal saab seda igal juhul kasutada. Ja see, et see MI sai alguse võib-olla sellisest professionaalsest keskkonnast ei tähenda, et sa siis seda nii-öelda tavainimesena rakendada ei saa, et lapsevanemana või... No lapsevanemana saab seda kindlasti. Et nagu sobib. Absoluutselt, lapsevanemana saab seda väga, väga hästi kasutada, sest kujuta ette, et sul on murdealine, kes võiks näiteks, ma ei tea, õppida või tuba koristada või millegagi aidata, et kuidas seda vestlust siis pidada, et üks vestluse pidamise viis oleks see, et ma loen moraali ja kamandan ja olen vihane ja teine viis on see, et ma uurin, et mis ta ise nendest asjadest arvab, mis tema väärtused on, kuidas ta üldse kavatseb edasi elada, mis ta üldse mõtleb, et sellest toa koristamisest või mis teda siis takistab selleks ja igal juhul see tõenäosus, et mingi muutus hakkab toimuma, sest kui ma mõtlen selle peale, selle murdealise nahas olles nüüd, et mis mu ümber toimub, mida muidu võib-olla pole märganudki ja mida see mulle tähendab, kuidas see mind mõjutab, kuidas minu minapilti mõjutab, miks see mulle oluline on, mis mu elus võib-olla selle tulemusena võib, ma ei tea, mis kasu ma võin sellest saada pikas perspektiivis, lühikeses perspektiivis, milliseid ebamugavusi see valmistab, kui ma seda ei tee ja nii edasi, et nende asjade läbimõtlemine, ma murdealiste suhtes võib-olla nii optimistlik ei ole, et nad kohe järgmisel päeval hakkavad koristama, aga võib-olla mõne aasta pärast ikkagi see mängib mingit olulist rolli selles, et ma käitun teisiti. Ja ma arvan, see on kõige tähtsam pikas perspektiivis kasu loomine. Et selles suhtes see sobib igasse valdkonda juhtimisse selle asemel, et veenda, kasuta motiveerivat intervjueerimist. Käib kõigis valdkondades, ma arvan, see veenmise asemel M-i kasutamine on küll kindlasti tark tegu. Miks ma seda lisasin või täpsustasin, oligi see, et veel tuua kuulajani see point, et sa ei pea olema mingi kindla valdkonna esindaja või mingi kindlas ametis, et seda kasutada, et sa saad seda täiesti nagu igapäevaelus kasutada nii lapsevanemana, partnerina, juhi positsioonil ja nii edasi. Kindlasti, jaa. Okei. Nagu ma enne ütlesin, siis ma sain intervjueerida erinevaid MI praktikante ja... Praktiseerijaid. Sorry, jah. Praktiseerijaid, mitte praktikante. Jumal. Aga mis mind üllatas oli see, et tegelikult väga paljud neist on oma väljaõppe saanud välismaal. Ja siis mul tekkis küsimus, et kuidas siis M-id Eestis õppida saab, et kuidas sina oma väljaõppe said? See ei ole päris täpne, et nad on oma väljaõppe saanud välismaal. Nad on saanud selle viimase astme ehk motiveeriva intervjueerimise treenerite väljaõppe. Treenerit, jah. Ja motiveerivat intervjueerimist rakendajana saab õppida Eestis täiesti vabalt. Seal samas Emita kodulehel on ka avatud gruppide kursus ajad väljas ja on olemas ka siis võimalused, et kuidas seda enda kas organisatsiooni või ettevõttesse või kuhu iganes kutsuda. Või seda õpet nagu siis kutsuda tegema kedagi. Aga et treeneriks õppimine käib küll siiamaani nii, et iga aasta toimub MI konverents kuskil üle maailma erinevates kohtades ja siis selleks, et saada treeneri litsents, tuleb minna sinna TNT-sse. Training New Trainers on see lühend minu teada. Ja seal 3 päeva siis lisaks sellele, mis sa oled juba MI kohta õppinud, siis saad otseselt õppida treeneri oskusi, kuidas seda M-id õpetada. Ja mina olen saanud väljaõppe Eestis, mis tähendab, et mina tegin TNT läbi sellel aastal, kui see konverents toimus Tallinnas 2019.
et ühe korra on ta ka Eestis toimunud ja aga teised on küll jah, kõik igaüks pidanud kuhugi sõitma või noh, väga paljud on pidanud sõitma selleks, et seda treeneri litsentsi saada. Aga põhimõtteliselt koosneb see kasutajale või praktiseerijale mõeldud väljaõpe koosneb 3 põhilisest sammust. On siis alusmoodul, põhimoodul ja praktikamoodul. Ja see sisaldab endas ka 2 töönäidise kodeerimist, ehk siis sina esitad pärast seda õpet või selle õppe käigus siis salvestused oma mingist töönäidisest, kus sa oled emmid kasutanud ja siis see kodeeritakse ära väga spetsiifiliste meetoditega. On olemas selline kodeerimismeetod nagu MITI ja selle järgi kodeeritakse see ära, ehk et sa saad siis tagasisidet selle kohta just nimelt, et kui palju sa küsid küsimusi, kui palju sa annad kinnitusi, kui palju sa toetad autonoomiat, kui palju sa vastandud, kui palju sa teed näiteks peegeldusi ja siis kuidas sa töötad vaimsusega, partnerluse ja koostööga, et selle põhjal saad tagasisidet ja lisab ka siis veel supervisiooni, et nii, et see on üsna nagu selline praktiline õpe. Ja kodulehelt saab täpsemalt vaadata, et kui palju, kus ja millal, aga see loogika on see, et see MI õpe läheb siis nagu iga mooduliga aina sügavamaks ja aina põhjalikumaks ja see ei ole mitte ainult siis teoreetiline õpe, aga seal on ka täiesti praktilised elemendid sees, sest ega ikka ujumist lugemise teel ei õpi, et ikkagi natuke on vaja harjutada ka nende oskuste kasutamist. Et see võimalus on siis olemas selles väljaõppes ja EMITA koolis ja on veel teisigi, kes EMID õpetavad, nii et seda on täitsa võimalik teha. Ja see on siis see, et sa suudaksid aidata kaasa sellele, et mingi muutus toimuks kellelgi, kes seda muutust soovib. Nii et kui loed EMI raamatu läbi ja on huvi praktikat teha või oma praktiseerimise kohta tagasisidet saada, siis mine vaata EMITA lehele. No see protsess tavaliselt käib nii, et kõigepealt loed seda raamatut, siis saad aru, et peaks midagi proovima, siis proovid midagi, võib-olla tuleb välja kohe, võib-olla kui ei tule või tahad veel sügavamalt neid oskusi nagu aru saada, et kuidas need käivad ja tõesti nagu, et sa oskaksid ka, siis tasub minna koolitusele, et igal juhul see koolitus aitab nagu seda kvaliteeti olulisel määral tõsta. Ja kuna siin on ka veel supervisioon ja kodeerimine, siis saad nagu objektiivset tagasisidet ja ka toetust sellele, et mis suunas sa võiksid siis ennast kuidagi moodi veel edasi arendada, et selles veel parem olla. Nii et see on selle väljaõppe eesmärk, et mitte ainult siis teadmist anda, vaid oskust ka ja kogemust. Okei. Mõtlesin, ma panen siia podcasti või see podcasti kavasse veel 2 küsimust, mida ma küsisin ka teistelt EMI spetsialistidelt. Et esimene küsimus on selline, et kas EMI on mõjutanud ka seda, kuidas sa suhted väljaspool oma töökeskkonda, näiteks oma pere või sõpradega? Muidugi, absoluutselt. Ma arvan, minu enda jaoks vist kõige olulisem asi EMI-s lisaks kogu sellele metoodikale või sellele tervikule on autonoomia teema. Ja selle autonoomia nähtavaks tegemine ja rõhutamine, ma arvan, et see on see, mida ma küll püüan ikka igapäevaselt teha. Ja mitte üldse ainult tööl, vaid kus iganes ma kellegagi räägin. Et see on, ma arvan, üks asi ja teine on kogu see EMI vaimsusega seotud teemad, et täpne empaatia, koostöö, ma arvan, kõik sellised, ikkagi seal on neid komponente nii palju, ma isegi praegu ei oska täpselt öelda, ma püüan ette kujutada, et mida ja kui palju ma siis nüüd olen kasutanud, aga ma isegi ei oska panna seda nagu kuidagi mingisse tegevuse konteksti, sellepärast, et see partnerluse ja aktsepteerimise ja
ma ei teagi, võimestamine ja need kõik on ikkagi nagu ja osavõtlikkuseks, millest me rääkisime ka, et need on ikkagi nagu, ma arvan, need on inimestevahelise suhtlemise, ma ei tea, alus ju põhimõtteliselt, et kuidas normaalselt suhelda. Ja Emmi annab siin nagu häid väikeseid vihjeid, et sest me kipume ikkagi loomulikust ehk siis sellest, mis me loomulik on tavaliselt see, kus me oleme üles kasvanud, et loomulikust meil kipub olema nagu ühte, teist või kolmandat rohkem või vähem, et kes on hea osavõtlikkuses ja võib-olla neil on probleeme aktsepteerimise või partnerluse nii hästi tegemisega, et see oleks võrdne selle osavõtlikkuse või võimestamisega, et seal on nagu arenguruumi, ma arvan, igalühel seda küll võib vist öelda, et see on kõigil jah. Koht, kus saab alati areneda ja see aitab kaasa lähedasemate, ehedamate suhete loomisele. Ma arvan, juba see on nagu üks oluline asi. Ja võib-olla selle ambivalentsuse nägemine vastupanu taga on tihti teine asi, mis muudab suhteid nagu rohkem selliseks relaxiks. Et võib paista nagu vastupanu, aga ma ju kuulen seal nii muutuse juttu kui samaksjäämise juttu. Järelikult nagu see ei ole vastupanu, see on lihtsalt see, et see on tark inimene, et ta sees on mõlemad sorti argumente. Ja siis ma arvan, et kui ma tean, ja kindlasti kuidas see mõjutab, kui sa tead, mida võiks selles olukorras teha, siis kindlasti, vähemalt minu puhul kehtib see, et ma ei lähe närvi. Kui ma tean, mida teha, siis ma ei lähe närvi, siis ma hakkan neid asju proovima teha lihtsalt. Ja ma olen täiesti kindel, et Emmi töötab 100%. Et sellepärast ma ka nagu, see muudab kogu suhtlemise, ma arvan, oluliselt relaximaks. Et tean, mida teha lihtsalt. Kui on keeruline vestlus. Ja ma ütlesin ka näen, kui sa näed ambivalentsust, siis ei ole ka põhjust nagu enam mõelda, et see inimene on kuidagi minu vastu või talle ei meeldi mu ideed või talle ei meeldi see idee või mida iganes. Et see aitab ka paremini inimesi mõista. See, kui ma olen õppinud nägema samaksjäämisjuttu, muutusejuttu või isegi mitte samaksjäämisjuttu või vabandust, mitte isegi muutusejuttu otsest, vaid ka mingit kaudset muutusejuttu. Et see on väga hea koolitus selleks, et leida üles need kohad, kus mulle tegelikult öeldakse jah, aga ma lihtsalt ei oska seda kuulda. Jah, ma olen nõus, sest et kui ma lugesin seda raamatut, siis ma nagu eelsin, et äkki seal tulevad mingid võlunipid välja nüüd, kuidas saab inimesi muuta. Aga tegelikult kogu see metoodika lihtsalt baseerub tavalisel suhtlemisoskustel. Miks ma olen nii kirglik? Siin ma nüüd natuke sinuga nagu isegi võib-olla vaidleks. Okay. Et ma arvan, et see võlunipp ei ole mitte tehnikas, vaid võlunipp on kogu selles Emmi käsitluses või selles, et ma näen muutuse ja samaks jäämise juttu. Ma arvan, et see on kõige geniaalsem osa. Et seal ei ole mingisuguseid võlunippe, vaid see on lihtsalt see, et sa loed selle raamatu läbi, sa oskad märgata neid erinevaid asju. See aitab sul, ma ei tea, võib-olla olla siis rohkem balansis ja kasutada seda. Näha balanssi ka rohkem. Jah. Ja ma arvan, et see kõige geniaalsem asi siin on selles Emmis ja võib-olla ma praegu nüüd, mul lihtsalt ei tule praegu muud pähe, aga et minu arvates see iseenesest on juba geniaalne, võib-olla seal on veel geniaalsed asju, kindlasti on ka, aga et esimene asi, mis pähe tuleb, on kohe see, et ma õpin nägema muutuse ja samaksjäämisjuttu. Õpin kuulma seda ja siis ma ka õpin muutuse juttu tugevamaks muutma. Nii et see aitaks kaasa sellele, mida inimene tahab saada. Et see on ikkagi, ma arvan, kõige lahedam asi siin selles Emmis. Ja siin on palju teravmeelseid tehnikaid ja veel kõike muud lisaks. Aga see üldine, see peamine printsiip, et üldse ei ole vastupanu, vaid on tavaliselt ikkagi muutuse ja on ambivalentsus. Et juba sellest aru saamine. No mu teine küsimus oli see, et kas Emmi on muutnud seda, kuidas sa mõtled muutustest ja inimestest üldiselt, aga ma arvan, et sa just vastasid selle ära, nii et jah.
et kindlasti see muudab mõtlemist ka, et kuidas ma kogen maailma inimesi ja muutusi. Ja just see, et ma näen seda, mida ma enne ei näinud või siis ma kuulen seda, mida ma enne ei oleks osanud märgata tänu Emmiga tegelemisele. Okei. Aga siia podcasti lõppu kiire promominut siis, et räägiks sellest uuest raamatust. Mida kuulajad võiksid leida sellest uuest raamatust? Miks ma selle raamatu üldse kunagi välja valisin kirjastamiseks, oli see, et meil oleks vaja terviklikku käsitlust muutuse kohta, mis oleks selline, mis tõesti tooks ka praktilisi tulemusi, oleks teaduspõhine, aitaks inimestel elada paremat elu. Ja siin selles raamatus on need kõik asjad koos. Et siin on olemas nagu teaduspõhiste meetoditega kontrollitud vestlemise viis, mis aitab tekitada muutust. Ja see on võetud piisavalt väikesteks tükkideks lahti, et me hakkaks märkama, et mida teha, kuidas teha, miks teha. Ja ma arvan, et selles on selle raamatu nagu geniaalsus ka. Ja et ta on rakendatav praktiliselt nagu igas valdkonnas, sest meil ju ilmus alles mõni aeg tagasi Emmi spordis, mis ju on päris hästi ikkagi jõudnud juba sportlasteni ka või ütelda treeneriteni, et ma usun, et see hakkab alles tekitama mingeid muutusi, et see aitab oluliselt seda motivatsiooni survelt viia sisemise motivatsiooni leidmiseni, et väliselt motivatsioonilt integreeritud motivatsioonini, ehk et ma hakkan ise mõistma seda, miks mul seda vaja on, mida mul vaja on või mida ma teen või miks ma seda teen, mida ma teen. Nii et siin on nagu nii palju põhjuseid, et ei oska isegi rääkida, miks see raamat hea on. Ja kõige lisaks seda on väga mõnus lugeda. Ütlen omast kogemusest. Aga jah, et Väikse vankri raamat siis motiveeriv intervjueerimine on nüüd saadaval meie e-poes. Nii et huvi korral saad minna print.ee ja tutvuda raamatu sisukorraga ja ka esimese peatükiga ja miks ka mitte siis koopia või paar tükki ka soetada. Ja ma arvan, et see, eriti need, kellel on Väikse vankri esimene raamat suhtlemisoskused ja igapäevaoskused ja tark lapsevanem ja võib-olla ka õpetajate kool ja kunagi oli veel olemas ka eestikeelne raamat Tõhusjuht, Leader Effectiveness Training oli ta Gordonil, siis ma arvan, et see võtab need kokku ja annab neile nagu uue dimensiooni veel lisaks, et kui te tahate nendest oskustest edasi liikuda, siis Emmi on kindlasti see, mille abil on võimalik nagu muutuda veel efektiivsemaks ja tõhusamaks, et siin pole kahtlustki, et see on hea raamat. Ja... Ma üldse nagu teen täiesti häbematut reklaami, sest siin ei ole midagi häbeneda, see on lihtsalt nii hea raamat. Ja jätkuvalt, et kui sul on küsimusi, sul on tagasisidet või soovitusi anda meile, siis sa saad edastada need vormi kaudu, mille lingi sa leiad saate kirjeldusest. Ja aitäh Tiit, et sa olid jälle nõus tulema ja mind ja kuulajaid harima. Et ma usun, et see ei jää viimaseks korraks, sellepärast, et 2026 meil on ikkagi plaanis päris mitu raamatut välja anda ja kuna sina olid see, kes need välja valis, siis mul oleks väga huvitav kuulata, miks need said välja valitud. Ma tean, miks ma valisin, jah. No täpselt, ja siis me saame tutvustada ka, mis need raamatud on. Ja ma arvan, et siin päris mitme raamatu suhtes ma olen peaaegu sama kirglik kui Emmi suhtes, et Wheel of Consent ja... Spoilers! Ja spoiler tuleb, Wheel of Consent on kindlasti raamat, mida tasub oodata praegu ja hakata juba nõudma, et tehke kiiremini. Et see muudab ka kindlasti seda, kuidas me vaatame suhteid, kuidas me vaatame inimesi, kuidas me vaatame seda, mida me üldse oma elus teeme. Et see on ka äge asi, mis on tulemas ja see on juba meil juba toimetatud peaaegu, jah. Nii et päris lahedad asju on veel tulemas. Just nii. Nii et jah, tänan sind kuulaja, et sa võtsid aja meiega ühineda ja kohtume taas järgmises episoodis. Tšau! Tšau!